Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalise podcasti ESG Impulss juubeli episoodi ehk 10. osa, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma ESG teekonna ette võtnud, mida on teinud, milliseid ämbreid on läbi kolistanud ja mis suunas nad edasi liiguvad. Mina olen Kristiin ja täna on mul külas Nord Interactivesi juht Sven Kasemaa. Tere, Sven! Tere! Tänan kutsumast! Kuidas sul vahepeal läinud on, et ma siin mõned nädalad tagasi käisin külas ka, on sellega võrreldes siis mingisuguseid, ilmad on sama ilusad kui siis olid, on ja? No jah, ega selle mõne nädalaga sellist suurt revolutsiooni ei tee, et võib-olla ainult nii palju, et vahepealsel ajal tuli meil postkasti taaskord oma kliendi väga pikk ja põhjalik küsitlus sellest, mida me ESG valdkonnas teinud oleme. Nii et oli ka seal hea meel meelde tuletada ja üle vaadata, et mida oleme välja lubanud ja mida siis plaanime järgmises perioodis teha. Nii et tuled siia värske mõtte või vaatega, et just alles äsja pilgu peale ehitnud, et mida te teinud olete? Jah, seda küll ja mis seal salata, et enne kui ka siia tulin, võtsin veel korra ette ja vaatasin, mida ESG strateegiasse siis kirjutasime ja mida oleme plaaninud teha ja kaugele nende tegevustega jõudnud oleme. Kusjuures enne seda, kui ma sinuga kontakti võtsin, siis ma olin ka Roheline Laine konverentsil siis kevadel ja seal oli väga muljetavaldav kuulda, et mida te siis ühes Eesti mööblitööstusettevõttes juba selles vaates teinud olete, et olles ise mitte nagu suur ettevõte, vaid pigem väiksemapoolne. Siis... No pigem ikka isegi täitsa mikroettevõte, kui panna sellisele suuremale ettevõtlusmaastikule meid. Ja olete mu kestlikkuse teel ikka päris edukalt edasi jõudnud ja leidnud, et see on siis teie vaatest ka suureks konkurentsieeliseks. Jah, täpselt nii ta on, et kui me selle teemaga esmakordselt kokku puutusime, siis ega me sellest ju palju ei teadnud ja oligi küsimus, et kas nagu pista nina sisse ja natukene rohkem sellest midagi teada või jääda selliseks järgijaks, followeriks, et vaadata, mida nagu teised teevad, aga tõsi ta on, et ega mööbli valdkonnas väga palju selliseid tegijaid ei ole, kes seda võib-olla prioritiseeriks. Kindlasti on olemas nagu flokk, ütleme seal toolide poole pealt ja nii mõnedki teised, kes Skandinaavias just võib-olla eelkõige selle kestlikkusteemaga tegelevad, et sealt on muidugi saanud nende kestlikkusdokumente ja aruandeid lugeda ja sealt nagu mingisuguseid tarkuseid kõrva taha panna. Aga Eestis jah, ei olnud sellega väga tegeletud. Täna nüüd on, kui vaadata, et järjest rohkem ja rohkem sel teemal nagu sõna võetakse, siis on ka mõned meie konkurendid hakanud sellest rohkem rääkima. Aga äkki räägidki siis kõigepealt endast ja kuidas sa üldse nagu sellele teele jõudsid, et sa nüüd lõpuks ka minu ESG teemalise podcasti juubeli episoodis oled? Et oma kogemuslugu jagada. Jaa, et ma olen öelnud ka, et tihti on niimoodi, et kõik see, mis on uus ja võõras, tundub kuidagi hästi hirmutav. Ja see on täitsa nagu loomupärane inimese omadus, et see nii on. Ja väidetavalt olevat isegi Hiinas selline vanasõna, et kui sa ei taha teisele halba soovida, siis soovid, et olgu sinu elus palju muutusi. Aga muutustes võib ju näha alati mingid positiivseid ikkagi asju ka ja muutused on need, mis meid tegelikult ju panevad liigutama ja just nimelt seda konkurentsieelist otsima ja oma äri võib-olla ümber mõtestama ja muutused on ju tingitud nii meie enda võib-olla arenguvajadusest, oleneb, kuidas keegi seda iseenda jaoks defineerib, aga teistpidi ka ju sellest ümbritsevast ärikeskkonnast on see muudatusvajadused igapäevaselt olemas, et alustades meid mõjutavatest, poliitiliselt, majanduslikult mõjutavatest olukordadest kui ka
klimaatiliselt, et kahjuks ka ju see nädal on uued uudised sellest, kuidas on seninägematud kliimamuutused Euroopas, eks ole, kus on lumimaas, kus on üleujutused, et eitada seda fakti, et midagi nagu maailma selles kliimas muutub, oleks nagu naeruväärne. Ja seetõttu see teema, jah, punkt 1 kõnetab mind mõnes mõttes isiklikult, et minu meelest keskkonnast hoolimine on oluline ja kui me mõtleme oma laste või tulevaste põlvede peale, siis tundub veidike nagu vastutustundetu seal mingisugust, ütleme siis seisukohta mitte võtta või kuidagi sinna ise mitte panustada. Ja ettevõtte seisukohast oli sama asi, et hakkasime ennast sinna poole nügima, natukene küsisid meie kliendid, küsisid, mida te olete selles kestlikus valdkonnas teinud. Üks aasta ütlesime, et mõtleme selle peale, teine aasta tegime ärikoodeksi valmis. Aga sealt edasi küsimused läksid järjest täpsemaks, meie vastused läksid ebamäärasemaks, selles mõttes, et me sellest valdkonnast samamoodi väga palju teadnud. Siis tekkis võimalus oma tootmisettevõttega liituda EAS-i ringdisaini meistriklassi kursusega. Sealt me saime hästi suure sellise ja hea tausta teadmise taha, et mida on tegelikult veel vaja teha. Et kuidagi tundus ka, et alustavale ettevõttele, et kõik räägivad sellest CO2-st ja CO2 jalajäljest, et see on nagu maailma kõige tähtsam asi. Ja me läksime ka sinna ringdisaini meistriklassi nagu umbes sellise sooviga, et me tahaks ka ikka seda CO2 jalajälje arvutust ikka jubedalt nagu teha oma toodetele ja tegelikult oli siis niimoodi, et kusagil poole kursuse pealt selgus, et ega see CO2 jalajälje arvutamine meie puhul on ühtepidi hästi keeruline, kuna meil iga projekt, iga toode on sisuliselt prototüüp ja seal seda nagu välja arvutada täpselt on sisuliselt väga keeruline, kui mitte võimatu. Ja teistpidi saime aru, et see CO2 on tegelikult ainult üks väike osa kogu sellest kestlikust tegevusest, kogu sellest mõtlemisest ja kogu sellest süsteemist seal taga. Ja sealt edasi tegelikult meil, ma ütleks mõnes mõttes võib-olla vedas, et tootmisettevõttega käisime seal ringdisaini meistriklassis ära, saime sealt sellised head teadmised ja vaate just nimelt nagu ka disaini osas, et kus ja mida saab teha, et oleks tooted kestlikumad ja ringselt disainitud. Ja teine pool oli siis see, et me parasjagu kolisime oma tootmist, me saime osade sellise heade teadmistega. Millal see täpsemalt oli, kui te nüüd ümber kolisite ennast? See oli selle aasta jaanuarist, et tegelikult me detsembris hakkasime kolima ja siis jaanuarist olime uues kohas nagu. Aga oma kestlikkuse teekonnaga siis alustasite juba varem eelmises hoones? Jaa, eelmises hoones, kuigi sellel hetkel oli see kolimise otsus juba teada ja tehtud ja oligi hea, et me saime nagu juba teatud, ütleme siis teadmisi ja uusi tarkusi kaasa võtta sinna uude tootmishoonesse ja osad sellised väiksemad küll, aga siiski investeerimisotsused said juba tehtud nagu ka lähtudes sellest kestlikkuse vaatest nii-öelda. Et arvestades efektiivsusega nii tootmise poole pealt kui efektiivsusega energia ja ressursi kasutuse kontekstist. Aga kui vana nüüd Nord Interactives just on, kui pika kogemuslooga sisustusmaastikul siis? Nord saab tegelikult oktoobrikuus 7-aastaseks juba. Kuigi ka täna, kui me oma klientide juures siin Eestis käime, siis enamus meie klientidest ei ole meist midagi väga kuulnud, et see põhjus on ka küllaltki lihtne, et oleme olnud hästi tugevalt ekspordisuunitlusega kogu aeg oma tegevuses. Eestis oleme olnud vähem nähtaval seetõttu ja Nordiga, kui rääkida sellest kestlikkusest, siis meie kestlikkuse teekond Nordiga algas tegelikult ka eelmise aasta novembris, kui taaskord oli võimalus nagu EAS-i programmi, ESG programmiga siis seekord juba nagu liituda ja seal neid uusi ja veel laiemaid siis teadmisi nagu hakata omandama. Aga kas need kolimise mõtted nüüd, et te olete tegelikult ju sellise vanema hoone siis lõite õitsele uuesti, et kas see tuli nagu kuidagi sellega seoses või oli juba varasemalt kõik kindel ja selge? No tegelikult see päris nagu sealt ei tulnud, et me midagi saime nagu poole teekonna pealt hakata muutma, et see otsus kolida oli tegelikult juba tehtud 2023 aasta kevadel, kui me veel nendel teadlikul teekonnal ei olnud.
aga me saime küll mõjutada sest see protsess peaaegu et aasta kestis, et me saime küll mõjutada nagu teatud otsuseid selle hoone osas, et meil on täna ka, et tootmishoone katuses on täidetud päikesepaneelidega. Me oleme teatud ressursitõhusaid investeeringuid teinud tootmisesse ja mis puudutab Nordi enda kontorit, mis nüüd ka siis tootmisega kokku kolis, siis seal me küll tegime ka teadlikke otsuseid nii näiteks seinamaterjalide osas, et me valisime naturaalseid materjale, me valisime selliseid lahendusi, mis oleksid ja kannaksid meie seda ideed olla kestlik ja vastutustundlik ettevõte nagu edasi, et kus võimalik, seal seda rakendasime. Aga kui palju te enda tarnijate poole pealt nüüd vaatate, et ka nemad siis oleks kestlikkuse vaatega nagu teie? Või kas te sealt mingisuguseid välja filtreerimisi midagi ka juba teete? Jah, sa puudutasid tegelikult suhteliselt sellist hästi laia teema võrgustikku, et see tarnijateni kogu selle kestliku mõtlemise ja aruandluse ja andmete saamiseni on ikkagi hästi pikk tee veel, ma ütleks ka mööblivaldkonnas eriti. Ja kui me seda mööblivaldkonda siis kitsendame veel erimööblile, kus meie tegutseme, siis seal on tihti tegelikult neid tarnijaid ainult ühe käe näppudel üles lugeda ja seal seda valikut nagu ainult selle kestlikkuse aspektis teha ei saa. Ja see ei ole ka mõistlik. Küll aga meil on õnneks Eestis võimalik oma tarnijate tausta suhteliselt lihtsalt kontrollida, et mis puudutab just, ütleme sotsiaalseid aspekte, et kas ikkagi töötajatel palka makstakse ja kuidas nagu koheldakse. Lisaks on võimalik muidugi Eesti piires tarnijaid külastada. Küll aga meil on ikkagi hästi palju tegelikult tarnijaid, kes ei ole Eestis, et nendega on natukene keerulisem, et mõnikord me käime ja külastame neid, kui on võimalik. Õnneks on veebilehtedel küllaltki palju informatsiooni, saab vaadata, kas kestlikkuse teemad on üldse nende jaoks olulised, kas nad sellest räägivad, kas neil on olemas, ütleme, mingid aruandeid, raporteid, kus me saame lisainfot. Aga meie, nagu ma ütlesin, et meil siin mõni aasta tagasi tegime selle Code of Conducti ehk siis ärieetika koodeksi oma tarnijatele ja tegelikult nüüd peale neid kursusi oleme võtnud eesmärgiks, et meil on ühe mõõdikuna on see siis meie ärikoodeksi aktsepteerimisprotsent siis tarnijate poolt, et me valmistame ette, et kuidas me võiksime oma tarnijatele läheneda, niimoodi, et see oleks lihtsalt nagu mingisugune küsitlus, vaid pigem oleks selline suunav vestlus või väike müksamine, nügimine sinna suunda, et teada saada, kas ka nemad selle teemaga tegelevad ja millisel määral ja kuhu nad on jõudnud. Aga vastus on, et jah, täna me ainult selle põhjal tarnijate valikut teha ei saa ja ei tee. Aga kuidas tundub, kas on õnnestunud kedagi juba natukene nügida ka oma teekonna algusesse või alustama siis? No ma ütleks, et nii palju, kui me oleme hakanud nagu nüüd küsima, kui me räägime näiteks transpordist, et siis on tulnud välja, et tegelikult paljud suured transpordiettevõtted juba ka tegelevad selle teemaga. Meil on näiteks, eks ole, vedajad, kellel tuli välja, et on suisa korporatiivtasandil inimesed, kes osakonnas kogu selle teemaga tegelevad, et on võimalik peaaegu et süsiniku neutraalselt toimetada kaupasid ja saada kogu seda infot selle kaubaveo kohta, et mida me enne nagu ei olnud lihtsalt osanud küsida. Et pigem on ka see nagu alati kahepoolne, et kas sa oskad küsida ja teise poole nagu teema, et kas sa oskad nagu pakkuda. Et kui sa seda teemat ise olulisena lauale tood, siis sellel teemal ka vestlus tekib. Kui seda ei too, siis seda ei teki. Kas meie oleme kedagi nüginud? No ma arvan, et läbi sellise teadlikkuse tõstmise ja see, et ma sellest üldse räägin ja et ma sellest et me kodulehel on üleval info ja et me LinkedInis teeme selle teemalisi postitusi ja peame seda oluliseks ja diskussioonides sellele tähelepanu pöörame. Ma arvan, et see on ka kindlasti nügimine. Ja pigem ütleme teistpidi nagu välismaised tarnijad on pigem võib-olla meid nüginud rohkem, et ikkagi kuidagi on see Eesti täna natuke nagu sellises hilise rakendaja faasis, et kuidagi Skandinaavia riigid on eespool selles ja osad Hollandi tarnijad, kes meil on, et samamoodi tundub, et nad on selle teemaga ikkagi oluliselt kauem tegelenud kui meie.
aga nüüd võrreldes välismaa konkurentidega, kas kuidagi on seda tunnet ka ikkagi, et nendest on tekkinud nende suhtes ka mingi konkurentsi eelis, et te nüüd olete selle teema lauale võtnud? On teil ma ütleks, et nii ja naa, et on osad meie välismaal tegutsevad konkurendid on meist palju tublimad tegelikult ja kahjuks on ka niimoodi, et me küll oleme selle roheteemaga nüüd nagu tegelemise alguses, sest meie teekond ulatub siis võib-olla eelmisse aastasse ja ühe suurkliendi näiteks raamhankes tegelikult eelistatigi ühte meie piiritagust konkurenti tänu sellele, et nendel on veel paremini, veel detailsemalt ja veel pikemaajaliselt kogu see kestlikkuse teema laual. Nii et pigem võib öelda, et kui me räägime konkurentsieelisest, siis ta ongi ühtepidi konkurentsieelis ja teistpidi on ta tegelikult ka konkurentsieeldus üldse, et sa saaksid selliste suuremate klientidega laua taha ja võrdväärselt konkureerida. Küll aga nagu ma ütlesin, et tegelikult on ka vastupidiseid näiteid, kus teised on veel tublimad ja meie paraku mitte. Seda enam, et Eesti ei ole enam odava tootmise maa, et on vaja teisi võimalusi leida. Just nimelt et eks on ju, kui me vaatame sellist Eesti ütleme sellist arengukõverat, et me oleme kogu aeg pidanud natukene rohkem jooksma, et teistele järgi jõuda, kui teised on pidanud kõndima. Et natuke sama on selle kestlikkusega ka, et meieni need teemad jõudsid hiljem, võib-olla osaliselt ka tänu sellele, et just nimelt, et see konkurentsi eelise otsimine on jõudnud sinnamaani, et ka seal on võimalik nagu teatud võimalusi näha minu meelest. Osad näevad seda kindlasti jälle teistpidi, et on pigem võib-olla mingi takistav või siukene rohepesu teema, et ei ole nagu neid kõnetav teema. Aga tuleb vaikselt. Tuleb. Aga kui kaua teil aega läks, et strateegia paika saada? On teil üldse nüüd nagu kõik etapid, kõik sammud on teada, mis te tegema peate selleks, et siis jõuda sinna, kus te olla tahate? No see teekaart on nagu paika saanud õnneks, et korra hüppan jälle tagasi, et sinna alguse juurde, et kui me otsisime alles seda oma siis teed, et kuidas üldse saada see arusaamine ja teadmine sellest, et mida see kestlikuks olemine tähendab, siis meil oli üks EAS-i programm, mis oli tollel hetkel avatud, oli ka, et selle teekaardi koostamine ja siis tundus nagu lugesin seda ja ma ei saanud aru, et mis teekaardist seal üldse jutt on, et kuhu see tee meid viib ja mis selleks vaja on ja mis andmed ja siis tegime, vist oli Harju ettevõtluskeskusega, tegime sellise kontaktkõne ja saime teada ja siis kuidagi järjest kirjutasin paberi peale neid asju, mis on kõik vaja teha ja sain aru, kui vähe ma tegelikult sellest teemast tollel hetkel teadsin, et Aga sinu enda huvi siis kestlikkuse vaatest läheb kaugemale? Minu teadlik huvi võib-olla ei lähe väga palju kaugemale, et ma mõtlen, et see teema jõudis minuni kui, ma arvan, kusagil 4 aastat tagasi, kui me saime esimesed sellised kliendid, kes olid nagu tõeliselt suured kliendid, kes on, ütleme siin 80 või 100+ miljonit eurot aastakäibuga ettevõtted, kellel on ressurssi olnud selle teemaga pikemalt tegeleda ja kust hakkasid siis tulema sellised küsimused nende kestlikkuse teemadega tegelemise kohta, millele meil ei olnud vastuseid. Nii et ütleme kuskil siukene 4 aastat tagasi ja siis rakendamise pool siis ütleme eelmisest aastast alates. Minu varasem taust on olnud see, et ma mingitel perioodidel, kui see kvaliteedi juhtimissüsteem ISO kontekstis oli hästi palju ettevõtetel laual ja see tundus olevat selline pass välismaale, et kui sa tahtsid müüa, see pidid olema nagu ISO standardid, juhtimissüsteemi standardite järgi sertifitseeritud, et siis ma olin tegelikult kvaliteedi juhtimissüsteemi programmis ja olin ka assessorina osalesin selles kvaliteedi juhtimisteemades, et siis kuidagi selle ISO nagu temaatika sai nagu nii palju selliseks äride igapäevaseks osaks, et sellest nagu nii palju enam ei räägitud ja tegelikult ega ta mingi imevõti ei olnud, et aitas süsteeme korrastada ja siiamaani aitab, eks ju.
aga selle kestlikkuse teema kohta ju ütleme täna sellist väga head juhendmaterjali veel ei ole, et nüüd on mingi infokilluke siit, infokilluke sealt, osa nõudeid tuleneb seadusandlusest ja määrustest, eks ole, osa määrused on üldse veel väljatöötamisel. Aga samas nagu tegelema justkui nagu peaks selle teemaga, aga sellist kompleksset lähenemist ju ei ole, et ma siin täna küll vaatasin, et ISO-l on ka nüüd sellised uued põhimõtteliselt ESG-d katvad nagu standardid välja tulemas, et 26 000 ja 37 001 ja 50 001, et igaüks siis on seal omas valdkonnas, aga tundub, et sealt tuleb ka mingisugune toetav raamistik veel nagu juurde. Kindlasti ja kuna see teema on ikkagi selline, mis iga päevaga järjest siis muutub ja selgemaks saab, siis kindlasti ka täienevad need regulatsioonide pooled siis meie poolt. Jah, ja me nagu ei tahtnud olla sellised followerid nii-öelda või järeljooksjad teistele, et kui sa näed midagi, mis nagu kõnetab sinu kliente ja kui sa näed midagi, mis võib-olla annab sulle võimaluse konkureerida teistega siis välismaiste ettevõtetega või Eesti ettevõtetega ka, et välisturgudel, et olla seal edukas, siis lihtsalt oleks nagu kuidagi rumal seda kompamata ja tegemata jätta, et nagu sa õigesti ütlesid ka, et ega see odava tööjõu aeg on möödas, sisendid on meil kallid, tihti kallimad kui mujal, räägime energiast või mingitest ütleme toormaterjalidest, eks ole, et me oleme siiski Euroopa Liidu ääremaa ja siin tänases sõjasituatsioonis ka selline riskipiirkond paljude jaoks ja väikese mahuga ja väikese elanikkonnaga, et kui ma räägin ka täna väga paljude selliste Skandinaavia ettevõtetega, just nagu väiksemate büroodega asjadega, et neile tuleb ikkagi üllatusena, et kui väike riik see Eesti tegelikult on. Et seda suurem on see nagu hämmastus, et me nagu oskame nendel teemadel kaasa rääkida ja oleme nagu ka partnerid laua taga, et ei ole lihtsalt selline suure onu väike laps kuskil kaasas. Kes see seda ütles kunagi, et väike küll inimeste arvult või rahvuselt, aga suur vaimult? Jah, oli küll selline ütlema, ma kahjuks ei oska ka nüüd öelda, kus see ütlemine oli, aga nii see on, jah. Ja eks ongi nii, et sa oled nii suur, kui suureks ennast mõtled tegelikult. Aga kuidas sa ise praegu tunned, mis need kõige suuremad riskid teil hetkel on? No eks need klassikaliselt, et kui sa teed selle SWOT maatriksi, eks ole, ja seal näed ohtusid, siis ohud tuleb keerata võimaluseks, on ja. Et need samad võimalused olla kestliku ettevõttena siiski nagu suurte hankijate huviorbiidis tänu sellele, et sa selle teemaga tegeled ja oskad seal kaasa rääkida, on, ma arvan, nagu see, mis võib olla tulevikus paljude jaoks oht ja teiste jaoks jälle võimalus. Et meie jaoks on see samamoodi koht, et ma arvan, et kui me selle kestlikkuse teemast ei oskaks kaasa rääkida, sellega ei tegeleks, siis paljude suurte ostjate jaoks me ilmselt liiguksime kuskilt väärtusahelas sinna B ja C kategooria tarnijaks, kes on võib-olla hinnaga okei, aga muu osa on niisugune natukene nii ja naa. Mitte jääb vajaka. Ja teine oht, mida ma nagu suuremas pildis näen, on muidugi see, või tegelikult neid ohte on natuke rohkem, et kõikide asjade nagu tehes, kaasa arvatud see kestlikkuse teemaga, et seal jälle ei tohi ka seda võlli nagu üle keerata, et regulatsiooni poole pealt, et ma natuke olen ka ettevaatlik, et kuidas, et riik jälle nagu liiga suure hooga nagu ei reageeriks kogu sellele eurodirektiivide ülevõtmisele seadusandlustesse, et Kliimaministeerium ja mitmed teised nagu riigiasutused väga tublisti sellega tegelevad, aga seal natukene on niisugune kartus, et seal nagu jälle sellist ülereguleerimist ei tule. See peab ikkagi natuke orgaaniliselt tulema, et kes nagu see kestlikkusega tegelenud on, see teab, et tegelikult seal on, kui me räägime väike- ja mikroettevõtetest, siis tegelikult on ettevõtjatel võimalus ise defineerida, kui suurel määral sa selle teemaga tegeled. Kui sa oled juba suurem ja nende kriteeriumite alla lähed, eks ole, et siis rakenduvad sulle kas mingid standardid või rakenduvad sulle seal teatud raporteerimiskohustused, aga Eestis selliseid ettevõtteid ka mööblivaldkonnas tegelikult palju ei ole, on ju. Et meid puudutab just see tagumine ots, mis puudutab võib-olla selliseid suuremaid ostjaid, kelle väärtusahelasse me kuulume allhankijatena või tarnijatena, et seal olla siis selles vastavuses.
ja kolmas võib-olla selline oht, mida ma näen, ongi see, et selline ütleme siis ääremaastumine, et me kaotame oma konkurentsieelise võib-olla sisendhindades ja tööjõukulus ja siis me ei oskagi millegi muuga nagu välisturgudele minna, et ja Eestis ilmselgelt seda siseturul seda product market fit'i ikkagi ambitsioonikatel ettevõttel kipub nappima. Et peab olema midagi muud ikkagi, millega silma paista? Kindlasti jah, me oleme nagu enda jaoks defineerinud, et see kestlikkuse teema ja selliste ringsete teemadel kaasa rääkimine võiks olla üks sellisest, et mida rohkem selle teemaga nagu kaasa mõeldakse, ka mööblivaldkonnas, seda rohkem saame me nagu partneriteks olla ja seal kaasa rääkida. Mis teil see järgmine väljakutse on? Et kui sa nüüd julged selle korraks lauale panna? No meie väljakutsed on väga lihtsad, et me tegelikult alustasime oma sellise raamatukogu koostamisega, mis puudutab just näelt nagu kestlikke materjale, näiteks sealt alternatiive, et kuidas öelda, kui seda mööblitööstust vaadata natuke üldisemas plaanis, siis natuke nagu toiduainetööstus, et kui kunagi tuli need mahetooted ja ökomärgisega tooted, et kõik nagu ütlesid küll, et jube äge, aga kui läksid poodi ja tegid ostuotsuse, siis ostsid ikka nagu hinnasildi järgi. Et me oleme selles olukorras tegelikult mööblis ka täna. Et investorid peavad küll seda teemat oluliseks, mitte kõik, ja siis, kui me räägime ikkagi nagu sellest, et kes siis lõpuks selle töö võidab või mööblit hakkab tootma, siis ikkagi räägitakse number 1 nagu hinnast. Et see kestlikkusteema kindlasti on teatud mõttes selline nagu tõkkepuu, et ta ei ole nagu eelduseks, et sa mingisuguseid hankeid võidad, aga ta on võib-olla eeldus, et sa üldse saaksid seal hangetel kuskil näiteks osaleda või oma partneritele pakkumist teha. Aga tagasi selle ökomärgis ja selle ostuotsuse juurde, et siis ongi oluline just olla kursis, et mis nagu materjalide valdkonnas toimub, et on olemas nagu kestlikke materjale, uusi ja huvitavaid, mis ka oma hinna poolest ei ole nii palju kallimad ja see on see, millega me tegeleme, et otsida välja need tootjad ja need materjalide tarnijad, kelle kaudu ja koostöös oleks siis meil võimalik ka tootearenduses oma klientidele välja pakkuda kestlikke lahendusi selliselt, et nad ei oleks nagu ülemäära kallid. Sa tõid selle tootearenduse väga hästi välja, mis läheb ka siis seob ära kohe mu järgmise küsimusega. Et te osalesite ringdisaini meistriklassis. Ringdisain tähendab ikkagi seda, et teie tooted peavad olema siis mingil moel korduvalt kasutatavad. Kui palju nüüd siis just kliendi vaatest on võimalik seda ka selliselt rakendada või siis ellu viia? Et kui palju sealpool mõeldakse ikkagi läbi, et need oleks ka tulevikust kuidagi teisiti kasutatavad? Või saab seal kuidagi, on sul mingisuguseid soovitusi jagada, et saaks paremini? Jah, et ma alustan nagu võib-olla sellest poolest, et mis puudutab meid ennast. Et me oleme endale sellel teekonnal defineerinud seda, et meil peabki olema natuke selline õpetaja ja aitaja roll, kus me räägime sellest, et millised materjalid on üldse olemas ja tegelikult olla partneriks nii oma klientidele kui ka näiteks sisearhitektidele, tutvustada neile uusi materjale, uusi võimalusi, et kuidas on võimalik läbi materjalide ja ka läbi selle toote disaini tegelikult kavandada tooted, mis oleksid rohkem ringsed või nende, sa ütlesid kordukasutatavus, jah, et kas kordukasutada või ka siis, et nende hilisem nii-öelda elukaare jooksul osade vahetamine oleks väiksema süsiniku jalajäljega ja keskkonda vähem kahjustav, eks ju, et sisearhitektide poole pealt käisin just hiljuti siin ühel Skandinaavia konverentsil, kus mitmete sisearhitektidega sel teemal rääkisin ja ütlen niimoodi, et ma olen 5 aastal samal konverentsil käinud ja sellel aastal esimest korda ma kuulsin, kus sisearhitektid peaaegu eranditult kõik hakkasid rääkima sellest, et kuulgelt, aga me peaks nagu ikkagi mõtlema nagu need toodete puhul ka, et need oleksid nagu ringsed, et elukaare jooksul kasutatavus ja see annab nagu märku sellest, et ka sisearhitektid järjest rohkem ja rohkem selle teemaga ennast kurssi viivad ja sellest rohkem nagu räägivad. Ja meie väljakutse nagu tootmisettevõtte või tarnijana tegelikult ongi see, et läbi selle disaini aidata neil läbi mõelda need lahendused, mis võiksid olla rohkem ringsed. Kas siis taaskasutamise või siis ka taaskasutatavate materjalide kasutamise näol. Et meie näeme enda rolli
sellise nügijana ikkagi ja partnerina nii oma klientidele kui ka tegelikult siis arhitektidele, et kliendid tihti ka ei oska rohkem küsida, kui küsivad, et tahaks võib-olla mingit CO2 jalajälge näha või midagi sellist, aga see teema on ju oluliselt laiem kui ainult süsiniku jalajälg. Aga te hindate oma EPD-d ka juba toodetele? Ei, me ei hinda, sest et meil on ka väga raske saada sisendit oma tarnijate käest, et kui me räägime ka sellest süsiniku jalajäljest ja enda sellest süsiniku jalajälje mõõtmisest, me ikkagi räägime täna ainult skoobist 1 ja 2, et skoop 3 tundub ikkagi meie jaoks nagu täna veel kauge. Et me järgmine aasta prooviks jõuda sinnani, et meil oleks olemas data ja me saaksime võrrelda üldse, et millistest andmetest ja millisest efektiivsusest ja et kus me üldse oleme, et alustava ettevõtte puhul kestlikkuse kontekstis alustava ettevõtte puhul ongi see, et sul ei ole palju datat üldse, mida võrrelda. Et kui lugeda ka teiste konkurentide või ütleme välismaaliste mingite ettevõtete neid raporteid, siis nad ütlevad, et võrreldes selle ja selle perioodiga oleme parandanud nii ja nii palju, aga kui seda eelnevat võrdlusperioodi ei ole, siis sul tegelikult ongi väga raske nagu ennast sinna kuidagi panna, et kus siis mina olen, et selliseid valdkonna keskmiseid nagu väga ei ole, et millega saaks nagu võrrelda. Te oletegi vist praegu selles punktis, kus te alles hakkate andmeid sellisel koguma, eks? Just, täpselt. Olles nüüd just alles mõnda aega tagasi tegelikult kolinud. No kolinud ja pluss, et saanud ka selle strateegia ja tegelikult ka enda jaoks need võtmemõõdikud nagu paika, et mida on üldse võimalik mõõta, mida on otstarbekas või mõõta ja mida need numbrid meile annaks, et iga andmekogumise tegelikult ju eesmärgiks peaks olema nende andmeteta kasutatavus ja nende põhjal mingite teatud kas siis juhtimisotsuste või mingite tarnijate valikuotsuste tegemine, eks. Et see on hästi oluline osa minu meelest ka väikeettevõtjate jaoks, kui ma räägin nagu enda seisukohast, et olles selline mikro väikeettevõtja, et aru saada, mis on päriselt sulle oluline, aru saada, milliseid andmeid sul on vaja, mille jaoks sa need andmeid kogud, mida sa nende andmetega teha saad ja mida sa selle põhjalt nagu saad mõõtes nagu paremaks muuta või parendada või kuidas nagu sa ennast suudad üldse positsioneerida. Mille põhjal te seda olulisust siis hindate, et kas nii-öelda klassikalise kahese olulisuse hindamise läbi või on teil kuidagi mingisugune muu? Me käisime kogu selle teekanna läbi nii selle kahese olulisuse hindamise põhjal kui ka nagu seadusandlikust vaatest kui ka meie enda kliendi vaatest, et lõppkokkuvõttes me ikkagi teeme ju seda tegelikult äriettevõtetena. Okei, et üks on see vastutustundlik ettevõte, soov olla vastutustundlik ettevõte, hoolida keskkonnast, et kus sa nagu töötad ja keda sa oma tegevusega mõjutad, aga teistpidi siis tegelikult ju ka olla just nimelt nagu oma klientidele partneriks ja saada seeläbi tellimusi ja saada tegelikult äri. Et ikkagi see on äriline kontekst, et tihti sellest nagu ei räägita, et mäletan kunagi olid selle timmitud tootmise kontekstis viisin ka mingit koolitusi läbi ja ise rakendasin enda ühes teises tootmisettevõttes neid samu põhimõtteid ja siis oli ka, et kuidagi töötajatele ühel hetkel tuli öelda, et ettevõte peab teenima kasumit ja siis olid ka mingid paljud sellised juhid, et kuidas me nüüd nagu töötajatele ütleme, et ettevõte peab teenima kasumit, see tundub nagu kuidagi selline nagu imelik, et siis nad tulevad rohkem palka küsima ja nii edasi, on ju. Aga tegelikult äri peab teenima kasumit, et kui sa ei teeni kasumit, siis sa ei saa ka panustada ei sellesse kestlikkusse arengusse, ei sellesse ettevõtte arengusse, nende turgude arengusse ega kuhugi mujal, et kasum on äritegevuse normaalne osa. Ja sellest rääkimine on ka tegelikult normaalne osa ja ütleme, võiks ju olla loogiliselt arusaadav, et kui sa ikkagi kasumit ei teeni, siis sa ei suuda ka ettevõtet arendada. Et siis ei saa enam rääkidagi innovatsioonist ega innovatsioonist kestlikkuse mõttes. Just, täpselt nii. Ettevõtte parendamisest, investeerimisest ettevõttesse, kogu see teema. Ja kui sa küsisid enne, et mis on nagu olnud selline keeruline või nagu, mis on see lesson learned, on ju, et meil on see, et me oleme ka täna tegelikult okei, et me saime mõjutada natuke seda keskkonda, kus me täna oleme
ja natuke saame ilmselt tulevikus ka, aga noh, muidugi on ju palju ettevõtteid, kes on palju ressursimahukamad või palju suuremate investeeringut, et noh, et et ei tohi kasutada fossiilseid kütuseid, et noh, kellel ikkagi on see tahke katlamaja, et selle väljavahetamine ei ole sugugi odav lõbu, on ju, et meie saime natuke seda nagu valida ja suunata oma arendeid sinna suunda, et milline küttesüsteem seal on, aga paljudel on kindlasti see väga kulukas teha. Ja mis on keeruline, on ilmselt ka see, et nii nagu ka meie oleme, et noh, rendipindadel, mis on nagu mõistlik ärivaatest, eks ju, et kui sa tahad suureneda või on vajadus, ma ei tea, midagi ümber korraldada, siis sa oled paindlik, aga teistpidi on jälle see, et sa ei ole paindlik oma siis investori või hoone omaniku osas, et seal on ikkagi ka selged äriotsused, et kuidas seda ütled, et ma nüüd tahan olla kestlikum ettevõte, et ole hea, et renoveeri või vaheta välja täiesti mingisugused küttesüsteemid, et seda on nagu päris keeruline teha. Ja ma arvan, et see on päris keeruline teema, et üldisemas plaanis ka, et just nagu rendipindadel toimetades, et kuidas siis tegelikult seda efektiivsust ja ressursitõhusust nagu nügida. Aga on õnnestunud juba? Noh, meil on ta nagu natuke õnnestunud, kuigi ka meil on selles ressursitõhususe ja ütleme nagu hoone küttesüsteemi osas, et meil on need, ütleme, õhkssoojuspumbad ja soojuskandjaks on seal vesi, aga ikkagi meil on suhteliselt kõrge tootmisjoone, et me tahaks ka selle ventilaatorid veel sinna lakke panna, mis suruksid selle sooja õhu allapoole, et saaksime oma küttekulud veel optimaalsemaks, et see soojak üles ei tõuseks, eks ju, ja ei kütaks nagu tühja seda ruumi, et kindlasti on alati võimalusi paremaks minna ja veel neid, kuidas öeldes, koostöökohti või selliseid parenduskohti nagu leida, aga noh, ma ütlen veel kord, et seal taga on investeeringud ja kuidas nagu sellele hoone omanikule selgeks teha, et need investeeringud on vajalikud, on väga väljakutsuv. Ma usun. Aga nüüd olles selline väiksem ettevõte, siis teil ei ole veel kohustust raporteerimiseks. Aga kas olete juba natukene piilunud ka sinna ESRS-ide poole? Ei ole, et ma nagu võib-olla natuke teadlikult võtsin sellise hoiaku või äraootava seisukoha, et las need riiklikul tasandil kõik need asjad saavad nagu paika ja tööriistad saavad paika ja ma nüüd ausalt ei teagi, kas see näiteks see süsiniku jalajälje arvutamise kalkulaator on juba kusagil olemas, mis tootmisettevõtetele nagu ka sobiks kasutada või kuidas nagu nende asjadega on, et kus Kliimaministeerium nende arendustega on, et Rahandusministeerium ja kõik see on nagu selline suurem kompleks, et ma ESG-s, eks ole, et üks ongi see governance, et juhtimise poole peal, et kui palju nagu sa väikeettevõtjana tegelikult saad nügida siis neid riigiasutusi või erialaliitude kaudu, et teatud nagu otsuste või protsesside kiirendamist, ega väga ei saa, et suurettevõtetel on selline lobitöö võimalus nagu suurem ja meil väikeettevõtjatena võib-olla on pigem selle võimalus sellise teadlikkuse tõstmise kaudu ja ise tubli olles on ju saada paremaid kliendisuhteid küll, aga ütleme sellist governance'i või siis juhtimise poole pealt sellist nügimise võimalust meil on ikkagi suhteliselt vähe päris elus. Aga sellegipoolest ma arvan, et ei tasu alahinnata oma siis võimekust selleks. Ei kindlasti, et ma ütlen, et mida me teha saame, on see sama teadlikkust tõsta ja käia ja kuulata ja anda tagasisidet ja rääkida, et hiljuti siin oli ka ju Kagu-Eesti puiduklaster tegi analoogse ürituse just nimelt mööbli- ja puidutööstusettevõtetele ja hea meel oli näha, et saal oli pilgeni täis ja palju meie valdkonna ettevõtted ja samamoodi, et sain jagada kogemust sellest, et mida meie oleme teinud ja kuidas nagu just nimelt nagu sellise väike ettevõtte vaatest, et kuidas selle kestlikkusteemaga tegeleda, et integreerida oma sellistesse tavapärastesse juhtimisprotsessidesse ja tavapärase strateegiaga kokku, et on, mina ütleks, et ainuvõimalik, et meil ei ole võimalik võtta eraldi inimest kestlikkuse teemadega tegelema, et lihtsalt administratsiooni poole peal ei ole seda võimekust ja ei ole võimekust ka seda kulu võtta eraldi sinna peale. Et me saame kindlasti kasutada ja kasutame nüüd ad hoc, ütleme selliseid konsultante, kes aitavad meil mingitest teatud teemadest võib-olla üle saada ka tulevikus, et kui on vaja. Aga sellist ju püsivat inimese nagu võtmise võimalust ei ole, et võib-olla jälle
ma ei tea, klastri kontekstis võib-olla kunagi tekivad sellised inimesed, kes nagu saavad mingile grupile ettevõttele oma teenuseid siis niimoodi pakkuda, et seda teadmist üks jagada. neist olen mina. Just. ehk Et siis väga tore. interim ESG-juhina, et saab teenust võtta, et just ka sellised väiksemad ettevõtted saaksid enda teekonda ikkagi selliselt alustada ja saaksid liikuma ja liiguksid sinnapoole, et ka seda siis nagu sealt poolt natukene nügida. Just, et ma seal Kagu-Eesti puiduklastri üritusel ka samamoodi tegelikult andsin ühe soovitusena välja, et kes on just sellised väiksemad ettevõtted, et kaasata seda ekspertiisi kuskilt mujalt ikkagi eriti algusfaasis, et seda infot on ju nii tohutult palju, mida muidu on vaja endal läbi töötada ja sa küsisid enne ka, et kuidas meie nagu hindasime oma seda, kas me kahesuse seal topeltolulisuse printsiipi arvestasime, aga see oligi kõik, et nagu meil oli tugi ikkagi olemas, tol hetkel programmi kaasatud Sustineeria kaudu, eks ole, et kes ekspertidena meid suunas ja õigetele lehekülgedele, kus me saime ka ise vaadata, et millised nagu direktiivid meile võiksid rakenduda, kuidas me see nagu ise hindame, et kui palju nagu näiteks bioloogiline mitmekesisus, et kas ta mõjutab meid, kas meie saame mõjutada kuidagi bioloogilist mitmekesisust, et kõik nende aspektide hindamine ilma sellist nagu head teadmist omamata piiratud ressursi tingimustes on väga keeruline, et selles mõttes ongi väga tore, et on valdkonna eksperdid, keda saab nagu kaasata ja saab selle esimese sammu nagu kiiremalt tehtud ja saab aru, et mida sul päriselt vaja on, et muidu aeg on ju nii oluline ressurss meil väikeettevõtetes, et seal efektiivne olla ka iseenda kontekstis, et pigem ongi mõistlik teatud etappides konsultante kaasata ja nendelt see teadmine võtta. Kui sa nüüd seal viimatisel, oli see siis konverents või foorum, kui sa seal käisid, mis see üldine pilt siis sellest teemast oli, et kuidas seda kestlikkuse teemat seal vastu võeti, et kas vaadatakse jätkuvalt nagu rohepesuna seda või on pilt natukene paranenud ja selgemaks muutunud? Tead, vaata, see on seesama, kui me nagu alustasime sinuga rääkimist sellest, ja ma rääkisin nendest muutustest, et see on ju samamoodi muutus nende äride jaoks ja muutus selles valdkonnas. Ja nii nagu iga muutusega on ka selle kestlikkuse teemaga, et on selgeid vastaseid, skeptikuid, on selliseid kaasamineid, nagu meie, ja tegelikult on suur osa selliseid inimesi, kes on ootel ja vaatavad, mis sellest teemast saab. Ja siin ongi see selline teadlikkuse toomine ja sellest teemadest rääkimine hästi oluline, et aidata neil selle arusaamiseni jõuda, et mis see muutus nende jaoks tähendab. Ja siis on juba lihtsam võtta seda seisukohta, et kas sa oled pigem selle rohepesu nii-öelda siis pooldaja või üldse, et millist rolli sa endale võtad, et kas sa näed selles omale konkurentsieelist või sa näed pigem selles nagu piirangut või ohtu, et niimoodi jaguneb ka see auditoorium, ma ütleks niimoodi. On pooldajaid, on vastaseid, on äraootaval seisukohal olevaid inimesi. No eks ikka ole nii, et muudatustega kaasneb teatud ebameeldivus, aga samas need mugavustsoonist väljaminekud on siis need, kust nagu on võimalik kasvada ja kust on paremuse poole võimalik ka liikuda. Jah, eks see ole ju individuaalne, et mis ka igat inimest oma tegevustes drive'ib või edasi viib, eks ole, aga pigem on, mina enda seisukohast ütlen, et mul sellised natuke rahutu hingena võib-olla sellised muutused pigem tekitavad alati sellise positiivse edasimineku mu enda osas, et kui mind panna natuke surve alla, et kuskil on mingi muutus või mingi teema ja väljakutse, ütleme selle ärimudeli ümberkorraldamisel, et minu jaoks on see põnev ja mind viib see edasi, et muudatus on pigem positiivne, et ja kui vaadata nagu natuke laiemas pildis ettevõtet, ütleme edulugudesse või mitte edulugudesse, siis muudatused on just olnud need, mis ühe ettevõtte on viinud üles ja teise ettevõtte võib-olla maailmakaardilt kadunud, et ma ei tea, Kodak, eks ole, hea näide, kunagi tulid, kõik teadsid, mis Kodak on, eks ole, samas ei läinud kaasa digitaalse fotonduse ja selle teemaga, mis nagu turul toimus, muutustega kaasa ei läinud ja täna ei tea Kodakist keegi midagi. Jah, eks ta natukene nagu tuleb tuttav ette tõenäoliselt mitmetele,
aga see on jah juba läinud. Just, nii et aga veel kord, ma arvan, et see on suhtumise küsimus, et mina näen, et muutused on positiivsed ja pigem on oluline muidugi see, et neid muutusi siis endale positiivses suunas proovida nagu ikkagi nügida. Et pigem näha võimalusi kui ohte. Kas see on see soovitus, mida sa siis annaksid enda poolt nüüd siin lõpetusena nendele ettevõtetele, kes siis alles alustavad, et pigem näha neid võimalusi seal? Jaa, absoluutselt, nagu ma ütlesin, et meile on selle teema ja kestlikkusega tegelemine loonud nagu mitmeid uusi võimalusi uutel klientidele uksele koputamiseks ja see uks nagu avatakse ja see on üks selline võti tegelikult, mis seda diskussiooni alati võimaldab avada. Ja jah, muidugi, mina julgustan küll, et pigem proovida otsida ikkagi võimalusi ja neid edulugusid iseenda jaoks ja uusi väljundeid, et ega see konkurentsieelise tekitamine just ka välisturgudel võrreldes, et me konkureerime kõikide teiste Euroopa ja ka mitte Euroopa riikidega tööde ja tellimuste saamise nimel, siis absoluutselt, et pigem julgustan peale hakkama ja mõelda, kas selles on midagi, mis võiks võib-olla olla ka üheks selliseks tõkkepuuks või õigemini selle tõkkepuu avamiseks selleks, et uusi ärisuhteid luua ja uusi tehinguid saada. Ehk siis karta pole midagi? Ma arvan, et karta ei ole midagi, et iga uus algus ja iga algus on juba väga suur samm ja kui sa otsustad sellega tegeleda ja isegi kui sa selle kuidas öelda teadmise saamise käigus jõud arusaamiselt, võib-olla see ei ole midagi sellist, mis minu ettevõtet kõnetab või mulle nagu sobib, siis ka see on teadmine minu meelest. Ja just. Aga aitäh sulle, Sven, et minuga siia ühise laua taha istusid. Aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Mina arvan, et meil oli täna üks väga põnev vestlus, nii et kui ka sulle see episood, meie juubelepisood meeldib, siis ole hea, vajuta like ja kindlasti soovita siis seda ka oma teistele sõpradele ja tuttavatele, kes sellest siis kasu võib saada. Ja ära unusta vajutada subscribe või follow siia alla. Aga ma arvan, et näeme juba järgmises episoodis. Tšau!